Ja järgmisena on mul siis au kutsuda siia pulti Eduard Borhomenko ning minu maailmapilt laguneb hoogsalt Aira Kaalu kirjad Ene Mihkelsonile. Palun, Eduard. Tere! Soovin kõigepealt tänada Marin Laaki, kes märganud mu tegelemist Aira Kaaluga, juhatas mulle kätte Aira Kaalu kirjad Ene Mihkelsonile, mis on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolises arhiivis. Aira Kaalu uurin ajendatult huvist nõukogudeaegse filosoofia vastu Eestis. Isäranis puudutab mind küsimus siinmaal filosoofia alal tegutsenute nõukogudelikkuses. Nende kokkukõlamine marksismi-leninismi kui sovjetiseerimise ideoloogiaga. Filosoofide puhul on see küsimus valulik isäranis, kuna nõukogude ühiskonnas oli just nende tööks teritada marksism-leninism ideoloogilise võitluse intellektuaalse relvana vahedaks. Selle nurga alt lähenen ma ka Aira Kaalule, keda tuntakse ja mäletatakse siiski eeskätt luuletajana, ning lähenen ka tema kirjadele Ene Mihkelsonile. Aira Kaalu kui marksisti-leninisti teeb eriliseks tema silmapaistev maailmavaateline afektiivsus ja ekstaatilisus, mis intensiivselt väljendub tema luules, ent millele kohase vormi otsikuga käis kaasas filosoofilis-ideoloogiline esteetiline reflektsioon. Just selles võtmes näeksin ma Aira Kaalus nõukogude filosoofi impotentsia ehk selle võimalikkuses, kuna akadeemilise marksismi-leninismi juurutajana ta siiski päris ei realiseerunud, kuna lahkus Tartu Ülikooli filosoofia kateedrist 1955. aastal. Kuid selle kirjanduslikust nüüd ma ütlesin valesti, 1950. aastal. Kuid selle kirjanduslikust loomingust räägiti jätkuvalt, kelle kirjanduslikust loomingust räägiti jätkuvalt kui filosoofilisest. Filosoofilisena iseloomustas Aira Kaalu luulet ka Ene Mihkelson. Aira Kaalu kirjades Ene Mihkelsonile huvitab mind eeskätt see, kuidas printsipiaalse kommunistina tuntud Aira Kaal otsib lähedust ja sõprust Ene Mihkelsoni juurest nooremalt inimeselt, kes oma perekondlikult taustalt päritolult pidanuks kuuluma ja Kaalu poolt vaadatuna kuuluski maailmavaatelisse vastasleeri. Arhiivis pääsesin lugema vaid Aira Kaalu kirju. Ene Mihkelsoni kirjad Aira Kaalule pole ilmselt aga säilinud. Sellest hoolimata või siis just see tõttu käsitlen oma ettekandes Ene Mihkelsoni arvustust Aira Kaalu luulekogule, saaks seda imet veel kord vaadata ning romaani nime Vaev Ene Mihkelsoni omalaadse läkitusena Aira Kaalust ja Aira Kaalule, kus saab välja lugeda, kuidas omakorda Ene Mihkelson püüdis läheneda Aira Kaalule kui inimesele ning ühtlasi uurida teda kui luuletajat, kui filosoofi ja kui kommunisti. Siin siis sellel slaidil on siis ülesvõte Aira Kaalu 70. sünnipäeva tähistamisest novembrist 1981 Kirjanike Liidu Tartu osakonna majas. Pildil istuvad kõrvuti Ene Mihkelson ja Aira Kaal. Arhiivis on hoiul ka Aira Kaalu juubelil Valmar Adamsi peetud kõne märkmelehed. Adams võtab kõne alla Aira Kaalule omase filosoofilise ellu suhtumise. Adams omistab talle sellise ellu suhtumise. Seejuures on filosoofiline ellu suhtumine see, mis olla neile mõlemale, Adamsile ja Kaalule, ühine. Neid eristavad aga see, et Aira Kaal olla sõjakas. Kinnituseks tsiteerib Adams Aira Kaalu värsiridu. Ma ise olla tahaksin tääk, läbistav vaenlase rinda. Need Valmar Adamsi tsiteeritud read pärinevad Kaalu luuletusest Püss, dateeritud augustiga 1941. Nii publitseeritud luulekogus Ma ei anna relva käest. See luuletus võiks siinkohal olla sissejuhatavaks näiteks Aira Kaalu ideoloogiliste hoiakute afektiivsusest, selle esteetilisest vormist. Ma tsiteerin,
Ses võitluses suures püs armsaks saanud mulle instrument puust ja terasest, millesse lükin nikkel kuule. Mis ma ise olla tahaksin kuul, vaenlasi vastu võttes, kahurilask nende kindluste pihta ja plahvatus laostav kantse. Ma ise olla tahaksin tääk, läbistav vaenlase rinda. Instrument puust ja terasest, millesse lükkin nikkel kuule, täna veel kehastad seltsimeest, sõpra surmani truud. Täna veel väljendad armastust kodumaa vastu, rahva varade vastu, sõbra ja kallima vastu, Lenini pärandi vastu, suure Stalini vastu, homsele põlvile ole ent tundmatu. Kuid seda kallim veel täna sa mulle, täna koos sinuga tulle. Ma näitan, siin veel üks Aira Kaalu stalinistlik luuletus, leninismi küsimus ja aastast 1949, seda ma nüüd näitan. Selle Stalini kirjatööde kogumiku eeskätt selle sisalduva Stalini artikli dialektilisest ja ajaloolisest materialismist alusel õpetas Aira Kaal filosoofiat. Võib arvata, et see luuletus vastab stalinistliku esteetika ideoloogilisele kaanolile, nii nagu Aira Kaal seda 1940 aastate lõpus mõistis. Stalinistlik marksism on siin valatud luuletusse. Nüüd selline ülevaade või slaid Aira Kaalu eluloost. Ma tooksin siin välja ainult siis need momendid, mis on siis seotud Aira Kaalu filosoofia õpingutega ja tema kujunemisega marksismi-leninismi õppejõuks. Niisiis ta kõigepealt enne sõda õpib Tartu Ülikoolis filosoofiat peaainena, osaleb marksistlike ringide töös. 1941 suunati ta marksismi-leninismi aspiratuuri Tartu Riiklikus Ülikoolis. Sõja ajal läbib ta 3-kuused marksismi-leninismi kursused Moskva ülikoolis ning seejärel saab tast aastail 45-50 Tartu Riikliku Ülikooli marksismi-leninismi kateedri vanem õpetaja. Ning tema väitekirja projektiks on ideoloogia küsimused Eesti Nõukogude kirjanduskriitikas. Tema teoreetilistest, ühtlasi ideoloogilistest publikatsioonidest on oluliseim 1950. aastal loomingus läbi mitme numbri ilmunud artikkel Formalismi idealistlikud juured, mis stalinistliku esteetika vaimus ründab teravalt toonast Eesti luulet, iseäranis luulekeelt. Aira Kaal ise rõhutab seejuures, et see idealism, mida ta selles artiklis kritiseerib, on filosoofiline. Selle artikliga osales Aira Kaal otseselt toona Eesti kirjanike vastu suunatud repressioonides. Nende repressioonide kohta saab siis lähemalt lugeda Sirje Oleski uurimusest kirjanike liidu kohta Eesti NSV-s. Võib arvata, et nimetatud artikkel on Aira Kaalu väitekirja projektist sündinud. Oluline on veel ka see, et kritiseerides teisi toonaseid nõukogude kui ka niinimetatud kodanikku Eesti luuletajaid ja luulekriitikuid kuulutab Aira Kaal luulevormi ja luulekeele ideoloogilisi põhimõtteid, mida ta ise enesekriitika korras ka omaenda loomingule rakendada üritab, kritiseerides ja ümber hinnates oma enese varasemat nõukogudemeelset luulet ning luues ka uuendatud vormiga sotsrealistlikku luulet. Siit koorub kriitika ja enesekriitika teema ja praktika, mis oli stalinismi ajal levinud ja nõutud. Ning pangem tähele, see kriitika kui enesekriitika küsimus tõuseb taas pinnale aastakümneid hiljem Aira Kaalu ühes kirjas Ene Mihkelsonile, tõsi, ilma eksplitsiitselt stalinistliku kontekstita. Nüüd siin 2 mälestuskildu Aira Kaalu nagu enda kirjutatud. Ja kõigepealt üks mälestuskild lapsepõlvest. Ja see on oluline.
siin nagu väljendub või siin ta nagu kirjeldab oma seda suhet oma koduga, oma perekonnaga, oma isaga ja ma ütleksin selle kohta, et ta siin, et sellest võiks rääkida kui nii-öelda tema Matsi põhjast. Aga see on siis osutus Ene Mihkelsonile, aga see on nüüd see Aira Kaalu Matsi põhi. Eks ole, see oli pikk ja piinav lahti, aga seda läheb siis ülikooli, see oli pikk ja piinav lahti ütlemine vanemate kodust, kus valitses isa konservatiivne ja usklik meelsus. Mina aga ühinesin antifašistliku liikumisega, siis kommunistidega. Ja siin on see oluline siis ka võib-olla mainida ka seda, et kui siis 1950 kusagil 50-51 siis Aira Kaal ise osutub, ta visatakse parteist välja süüdistatuna siis selles, et ta varjas oma sotsiaalset päritolu või siis teatuid midagi oma kodu ja perekonna kohta, siis ta nagu püüab nagu õigustada või ta püüab näidata kirjavahetuses siis vastavata ametkondadega, kuidas ta siis ikkagi oli distantseerunud oma perekonnast ja isegi kirjutab sellest, eks ole, kuidas ta 1940. aastal siis käis vallavalitsuse ametnikke hoiatamas oma isa maailmavaate eest. See slaid siis aga kajastab Aira Kaalus niisugust afektiivset ja ekstaatilist seisundit siis juunipöörde ajal aastal 1940 ja seejuures on oluline siis, et Aira Kaalu isiklik elu, armastus ja joovastus armastusest ja ühtlasi siis joovastus sotsiaalsetest muutustest, eks ole, see võimu muutumisest, see kõik nagu haakub ja põimub läbi. Nüüd siis, palju mul aega on veel? Kümme minutit, jah. Nüüd siis veel täpsemalt mõni sõna Aira Kaalu filosoofiliste vaadete kujunemisest. Ta on sellest ka ise kirjutanud, vastates keele ja kirjanduse ringküsitlusele aastal 1961. Ja siin muidugi siis kõigepealt ta loetleb neid filosoofe, kes olid talle kuidagi mõjused ja tähenduslikud ülikooli päevil, Kant, Hegel, Bergson, neid nimesi me teame hästi, aga siin tulevad siis sellised, tema jaoks kaasaegsemad filosoofid nagu Lloyd Morgan ja Samuel Alexander. Ja oluline on siin Aira Kaalu võistlustöö hüppelise ehk emergentse evolutsiooni teooria teemal, ehk siis teemal, kuidas ainelise maailma evolutsiooni käigus tekivad kvalitatiivse hüppe läbi mateeriast või mateeriast täiesti uued seisundid, nii tekib lõpuks ka vaim ja teadvus. See teooria üritas ühtlasi seletada ka seda, kuidas tekib see, mida nimetatakse jumalikuks või jumalikuks vaimuks. Ja ilmselt seda viimast seletust Aira Kaal siis oma võistlustöös ka kritiseeris, nimelt ta kirjutab sellest, et kuidas ta teooriat kritiseeris ja ilmselt just nimelt selle kriitika tõttu hinnati seda võistlustööd kõrgelt, nii kritiseeris. Meenutades Aira Kaal kirjutab, et uurimistöö vältel oli ta sunnitud endale selgeks tegema idealismi põhiolemuse ning see olla andnud talle tõuke siirdumaks idealismist materialismi ning siit edasi liigub ta Lenini juurde. Nüüd ikkagi jätkuvalt see idealismi küsimus, eks ole, mis on ka tema 1950. aasta loomingu artiklis, eks ole, formalismi juured idealismis või juurtumine idealismi. Lenini avastamine mõjus Aira Kaalule lausa ilmutuslikult. Seda protsessi kirjeldab Kaal lausa kuristiku ületamisena. Lenin kui filosoof, kes ühendas endas kõik teooria ja praktika probleemid, oli mulle avastuseks,
mille puhul tundsin, nagu oleksin lahendanud ka oma isikliku elu küsimuse. Nüüd selline kõnekas publikatsioon on tema artikkel aastast 1941 akadeemilise intelligentsi maailmavaatest. Aga siin tuleb see sõna siis maailmavaade hästi kirjas. Mihkelsonile kasutab ta väljendit maailmapilt, aga hästi, igal juhul see maailmavaade, nii. Maailmavaade on teema, mis aastakümneid hiljem kerkib pinnale ka kirjades enne Mihkelsonile. Tõsi, Aira Kaal kasutab siin nüüd väljendit maailmapilt. Ma ei lasku praegu maailmavaate ja maailmapildi terminoloogilise eristamise küsimusse. Pealegi neid kasutatakse sageli synonüümsena. Kuid 1941. aasta artiklis leiab Kaal, et vaid marksism on võimeline andma tervikliku maailmavaate. Siis 1984. aasta kirjas enne Mihkelsonile tunnistab ta, kuidas tema maailmapilt laguneb hoogsalt. Ja seda looduselamuste intensiivsuse ja kodustega igapäevase lähedase läbikäimise mõjul. Nii et see maailmapildi, selle kujundamise ja selle maailmapildi kui teatud terviku kujundamise küsimus ja siis just nimelt marksism-leninism annab talle sellise tervikliku maailmapildi, mida sõjaeelne Tartu Ülikool siis tema käsitluse järgi ei olnud võimeline andma, puudub terviklik maailmapilt hariduses ja puudub terviklik maailmapilt ka siis haritlastel. Aga nüüd siis marksism-leninism nagu pakub seda võimalust. Kui nüüd tulla konkreetsemalt Aira Kaalu kirjade juurde, mis ta siis enne Mihkelsonile läkitas, siis arhiivis on nad aastaist 1983 kuni 1986. Siin tõsi on mõne kirja puhul on dateerimise küsimus. Neid kirju on 7 ning nad on siis kirjutatud valdavalt suvel. Nüüd oma tõlgenduses ma aga lisaks nendele kirjadele ka siis retsensiooni, mille siis enne Mihkelson kirjutas Aira Kaalu luuletuskogule saaks seda imet veel kord vaadata ning see ilmus aastal 1981. Selles retsensioonis on oluline siis see, et enne Mihkelson nagu püüab eristada 2 Aira Kaalu ja seda siis 2 luulekogu põhjal, 2 luulekogu võrdluses. Ja siis vaadelda või ta siis tõstatab küsimus, et mis siis neid luulekogusid nagu eristab. Ja milles siis seisneb nagu see luuletaja muutumine ajas. Ja tema jaoks on oluline see, et just nimelt see hilisem luulekogu aastast 1981, et see jätab nagu enamuse varasematest luuletustest nagu välja ja kõrvale. Nüüd igal juhul ta nagu jällegi rõhutab selle 1981. aasta luulekogu, valikluulekogu siis nagu filosoofilist loomust ja see seisneb selles, et Aira Kaal siis nagu kõneleb seal nagu elu imelisusest, tematiseerib elu imelisust. Aira Kaalu valikogu juhtmõtte põhitoon on fikseeritud juba pealkirjas, osutades millegi imelisusele, hardusele, millegi suhtes see imeteldav ja oma hapruses hardav tegev on elu ise.
aga siis jah, ja siis ta, aga siis üks moment, mida siis Ene Mihkelson leiab, et mis nagu ühendab seda varasemat luulet ja hilisemat luulet, varasemat kogu ja hilisemat kogu, on siis see, et mõlema kogu luuletusi nagu iseloomustab selline väitlev ja arutlev alge. Ning just nimelt ka see väitlev ja arutlev alge on aga ka midagi filosoofilist. Nii et mingis mõttes, ikkagi see nüüd hoolimata nüüd püüdes nagu eristada seda kahte luulekogu, Aira Kaal ikkagi, või nagu Mihkelson, ikkagi ta nagu jõuab Aira Kaalu luuleloomingu iseloomustamisel välja selle filosoofilisuse esile toomise juurde, rõhutab selle filosoofilisust, kuigi tõsi nagu mõneti eri tähendustes. Aga hästi, selleks, et nüüd üks võimalik horisont nüüd ka Aira Kaalu ja Ene Mihkelsoni nagu suhte ja nagu sellise suhestumise iseloomustamiseks oleks siis romaan Nime vaev, kus siis kuuldavasti, kus selle romaani ühe tegelase Miili, vana kommunisti Miili prototüübiks olla siis Aira Kaal. Ma ei jõua nüüd siin ette lugeda enam neid tsitaate, paari tsitaati sellest romaanist, mis seda suhet ja suhestumist siis iseloomustaks, aga ma tahaks öelda seda, et nende tonaalsus on siis teine kui näiteks, kui näiteks ütleme selle Ene Mihkelsoni retsensioonis Aira Kaalu luulekogule. Nüüd siis, on mul veel 5 minutit, nüüd siis Aira Kaalu kirjad Ene Mihkelsonile. Ma valisin välja 2-3 kirja, aga kirju on kokku 7, ma valisin 2-3 kirja välja ja nendest kirjadest ma siis valisin välja just nimelt nagu need tsitaadid, ma valisin teatud välja tsitaadid, niimoodi siis, ja 1984. aasta 2 suvel kirjutatud kirjas püüab Aira Kaal Ene Mihkelsonile läheneda pajatades sellest, kuidas ta Saaremaal oma sugulastega vahetult ja sundimatult läbi käib, suhtleb ja sellest rõõmu tunneb. Või siis, kuidas elamused sealsest merest ja loodusest mõjuvad viisil, et ta ei suuda aistingute muljete tulva enam oma maailma pilti, selle ideoloogilisse tervikusse haarata, liigendada ega luulesse vormida. Siin on püüdsin isegi värssi panna, kuid tuli välja üks naiivne puterdis. Käin vahel kadakate vahel jalutamas ja nisupõllu ääre seest rukkililli korjamas, latran koduste ja külalistega ning minu maailma pilt laguneb hoogsalt. Sellest tekib vahel eriline pinge, teinekord jälle mõni moment sügavat igavust. Kui naasta nüüd Mihkelsoni retsensiooni juurde, siis saaks vahest öelda, et muljete tulva all nüüd ebaõnnestub oma valitud mina, selle valitava terviklikkuse alal hoidmine ja taastamine. Aga oma retsensioonis Aira Kaalule Ene Mihkelson ikkagi ka kuidagi rõhutab nagu selle Aira Kaalu mina terviklikkust. Sest see terviklikkuse küsimus on üleval. Ja kuigi see lagunemisprotsess nüüd siis nende kirjade põhjal siis, kuigi see lagunemisprotsess tekitab pingeid, tahaks ja nagu tahaks sellele lagunemisele vastu panna, laseb kaasele lõpuks
lagunemisel isegi mõnuga sündida. Pikemas kirjas enne Mihkelsonile 1985. aasta augustis kritiseerib ta aga teda ehk siis Mihkelsoni ja päris teraval toonil ning võtab ene suhtes vanemliku dotseeriva hoiaku. Aira Kaal heidab ette, et Mihkelson pole oma kirjanduslikele taotlustele veel kohast vormi leidnud. Sa otsid inimese individuaalsust. Igasse tegelasse paned portsjoni iseennast, kuid sõnastus on teoreetilise võitu ja see jätab pisut kunstliku mulje. Aira Kaal koguni leiab, et see on noorema põlvkonna kirjanike häda üldisemad. Generatsioon või koolkond või mingi üldine ideeline hoiak on tugevam kui autori individuaalsus. Tundub, et probleemne on Aira Kaalu jaoks see, kuidas kritiseeritakse sotsialistlikku korda. Aira Kaal on küll kriitika poolt, koguni õhutab, et kriitika võiks olla veelgi teravam, ent osutab, et seejuures tuleks lugu pidada olukorrast ehk siis režiimist, kus lubatakse enesekriitikad. Nagu Aira Kaal seda kriitikat sotsialismi aadressil peab nüüd siinkohal õigeks mõista. Siin minu meelest nähtub, kuidas Aira Kaal end samastas Nõukogude võimuga, hoolimata sellest, et vähemasti mõnel hetkel koges ta oma maailmapildi hoogsat lagunemist. Olgu ühtlasi mainitud, et Aira Kaalu suust kõlab see kriitika kui enesekriitika nõue, ma kohe lõpetan, järelkajana tema enda varasematele üleskutsetele oma tegevuse ja loomingu ümberhindamiseks marksismi-leninismi vaimus, mida ta siis ka ise praktitseerida püüdis ning ka teistelt kirglikult nõudis. Suur tänu, Eduard, selle tõesti väga huvitava sissevaate eest, et siin tahaks pikalt vestelda ja ma arvan, et me pärast seda saamegi teha. Võib-olla ma korraks markeerin siis, et kas ma sain ka õigesti aru, et kui ma ajaliselt selle joonele asetan, siis Aira Kaalu see sõpruse otsimine Mihkelsoni suunal, et see on ikkagi siis ajendatud, ma saan aru või eeldan sellest arvustusest, mida enne Mihkelson siis kirjutas, et tule pulti. Võib arvata, et sellel arvustusel oli oma tähendus, eks ole. Et see oli ikkagi niisugune positiivne arvustus. Hea arvustus, hea tahtlik ja hea arvustus. Ja ka ikkagi sisuliselt väga tugev arvustus seejuures. Et tõesti, nagu öeldud, et ma arvan, et siin jätkub vestlusi hilisemaks veel kauemaks ja ma saan aru, et me saame ühel päeval ka seda kirjalikus vormis lugeda, et see on läbitöötatud materjal, nii et veel kord aitäh sulle ja väikese kingikoti ka ulatan.